Ega ju pilt on väga selge. On olemas ideoloogiline, ütleme siis mingisugune programm. Ideoloogilises programmis on see, et kultuuriasutuses, mis allub Kultuuriministeeriumile, muuseumi nimelises kultuuriasutuses, mille põhimäärus küll ütleb, et peab tegelema soome-ugri etnose uurimisega, tegeletakse ilge, jälgi, labase roppusega maksumaksja raha eest. Aga vaata, sinna ei sekkuta, sellepärast et see sobib ideoloogilise programmiga. Globalistlik ideoloogia, kultuuri hävitav, labastav ideoloogia sobib Reformierakonna poliitikaga. Klapib. Sinna me ei sekku, sest et ei olegi vaja sekkuda, sest nad teevad midagi, mis teile sobib ja meeldib. Ja siis meil on mõni nädal hiljem jälle üks asi, mis teile meeldib. Isadepäeval 2 homomeest esitlevad Eestis kriminaalkorras karistatavat laste ostu kui mingisugust toredat isadepäeva ideaali. See sobib Reformierakonna õõvastava, äärmusliku, inimvihkajaliku maailmapildiga. Laste, naiste, perede vaenuliku maailmapildiga. See sobib teile. Aga vot esimeses kohas ei sekkuta sellepärast, et nii peabki minema. Teises kohas sekkutakse ja nõutakse aru nõukogu esimehelt, miks ta piiksus selle vastu midagi. Ja valetatakse meile siin külma näoga, et esimeses kohas ma ei saa sekkuda, see on loomingu vabandus, aga teises kohas ma pean sekkuma, ma pean aru nõudma. Vabandust, ERR kui avalik õiguslik, eraldi seadusega, nõukogu pannakse paika siin Riigikogu saalis, mitte ministri poolt. Sul pole õigust isegi küsida neilt midagi. Tegelikult pole õigust, seaduslikku õigust ei ole. Kõrval on põhimäärus, mille kinnitab minister, muuseumi peadirektor, mille kinnitab minister. Sul on kohustus talt aru pärida, mis jälkusega sa seal tegeled. Laura Kipper ei ole professionaal, kui ta toob sellise asja lavale. Ta ei ole professionaal, kui ta laseb oma muuseumis sellisel asjal juhtuda. Ta tulebki lahti lasta. Ta võib tore inimene olla, aga kui ta sellise asja lavale laseb, siis on ministril kohustus sekkuda, poliitiline kohustus sekkuda. Sest sa pead kaitsma normaalsust Eestis, see on su palga sees. Aga ei, sa edendad ebanormaalsust, sest see on kooskõlas teie ilge maailmavaatega. Ja teises kohas, kus ilge maailmavaate edendamine toimub isadepäeva saates, sekkud siis, kui keegi seda kritiseerida julgeb. See on valelik, see on õõvastav, see on inimvaenulik, mis sa teed. Ja loomulikult on see kahepalgeline ja kõigile meile näkku irvitav. Aga sulle meeldib see, mida tehti. Mida tehti seal ERMis ja meeldib see, mida tehti isadepäeva saates. Ja ainus koht, kus sa leidsid endas mingisuguse sisemise tungi sõna võtta, oli see, kui keegi julges kritiseerida seda asja. Vot siis läks rind kummi. Ma ütlen, mitte vastamine ka andis meile hea arusaamise asjast.